Aastaid on ta varjunud paleedesse, hiilinud Kremli koridorides ja kössitanud salajastes punkrites. Sageli avalikkuse eest varjatud ja vaid harva avalikult turvatuna esinev Vladimir Putin on seni hoidunud Ukraina sõja valu eest Venemaal, kuid enam mitte. Putin tunneb seda lõpuks, sest Venemaa laguneb seestpoolt ja ta ei suuda seda peatada. Putin tunneb nii, sest tema alustatud sõda on Venemaad rängalt tabanud ainsas kohas, millest ta hoolib. Rahakad. Euromaidan pressi sõnul kasvas Venemaa SKP 2025 aastal vaid 1%. Mõnele võib see tunduda normaalne, sest SKP kasvab ju siiski. Aga see 1% järgneb aastale 2024, kui Venemaa SKP kasvas 4,3% ja 2023 aastat, kui see oli 4,1%. Ja mis veelgi hullem, Rahvusvaheline Valuutafond ehk IMF on prognoosinud, et Venemaa SKP kasv jääb 2026. aastal tõenäoliselt 0,8% juurde, mis on tegelikult langus võrreldes varasema 1% kasvu prognoosiga. Need numbrid näitavad, et Venemaa majandus seisab ja variseb peagi kokku. Naeruväärsel kombel on Putin üritanud kõike toimuvat lihtsalt käega lüüa. Venemaa president ütles, et SKP kokkuvarisemine polnud üllatav. See tehti teadlikult inflatsiooni ohjeldamiseks, ütleb Putin, mis on naeruväärne väide, mida uurime videos hiljem. Putin ei räägi kellelegi, et probleemid praktiliselt igas Venemaa majandussektoris viivad ühiselt SKP sööst laskumiseni ning tal on vähe võimalusi seda peatada, kui seda ei lõpeta. Putin ei tee seda otsust ja jääb Venemaa tippu vaatama, kuidas riik põleb. On palju tegureid, mis mõjutavad seda, mida Venemaa praegu kogeb, kuid see, mis Putinit kõige valusamalt tabas, on asjaolu, et kogu Venemaa pangandussüsteem on kriisis. Euromaidan Press teatas, et Venemaa Kremliga seotud makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosimise keskus avaldas jaanuaris raporti, mis kujutab Putinile täielikku hävingut ja masendust. Raporti kohaselt on praegu kogu Venemaa pangandusinfrastruktuur jõudnud punkti, kus seda saab ametlikult liigitada süsteemseks kriisiks. Venemaa pankade probleemsed varad moodustavad üle 10% kogu varadest. Probleemsed varad on pangas arvel, kuid nii raskes seisus, et pank neist ilmselt tulu ei saa. Pangad investeerivad väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse laenude ja muude finantsinstrumentidega. The New Voice of Ukraine teatab, et 19% Venemaa väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest on probleemsed varad. Ja pangad ei saa lihtsalt neist varadest loobuda ja lahkuda. Nende raha on sinna seotud. Kui pank loobub ja lahkub, pole tal mingit võimalust oma investeeringult tulu saada. On ka teisi sektoreid, mis on raskustes. Venemaa jaelainudest 6,1% ehk 2,3 triljonit rubla, 30,1 miljardit dollarit on probleemsed. Sama kehtib ka 11,2% kohta ettevõtete laenudest, mida Venemaa pangad on andnud. See on 10,4 triljonit rubla ehk 136,3 miljardit dollarit investeeringuid, mis võivad Venemaa pankades kaduma minna, kui probleemsed laenud jäävad tasumata. Makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosimise keskuse raportis on ka muid paljastusi. Selles öeldakse, et kui olukord Venemaal halveneb, on hoiustajate lahkumise oht väga suur. Ja nii ka juhtub. Jää meiega selle video lõpuni ja saad teada miks. Hoiustajate lahkumine tähendab sisuliselt seda, et võlnikud põgenevad oma probleemide eest, jättes oma võlausaldajad hätta. Kui 10% Venemaa võlgnikest on suure põgenemisohuga, seisab Putin silmitsi kasvava pangakriisiga. Raport märgib, et Venemaal on suur majanduslanguse oht 2026. aasta juuliks, mis tähendab SKT kahanemist. Isegi Venemaa juhtivad Kremli-meelsed majandusmõttekojad ei usu, et 2026 aastal on 0,8% majanduskasv võimalik. Putin püüab kõike liigse kiirusega ilustada, et ajab endal südame pahaks. Venemaa president väidab, et need majandusprobleemid on tehislikud ja mõeldud Venemaa ohjeldamatu inflatsiooni pidurdamiseks. Ta märkis, et inflatsioon langeb 2025 aasta lõpuks 5,6%-ni, mis on madalam Venemaa 10,3%-lisest tipust märtsis Trading Economicsi andmetel. Kuid nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISV märgib, tõusis Venemaa inflatsioon 2026 aasta jaanuaris taas 6,4%-ni võrreldes eelneva aastaga. Putin ütleb taas, et see on ootuspärane. Venemaa käibemaksu tõus 20%-lt 22%-le põhjustas inflatsiooni, mis on lühiajaline ja parandatakse peagi. Ärge pöörake tähelepanu käibemaksu tõstmise põhjusele, sest Venemaa teenib vähem ühest väga olulisest ressursist, mille me peagi avalikustame.
ärge pange tähele ISVV raportit, mis väidab, et Venemaa toiduainete hinnad tõusid umbes 25% nii enne kui pärast käibemaksu tõusu. Kõik, mida Venemaa rahvas peab teadma, on see, et Putin kontrollib kõike täielikult. Usaldage oma juhti, mitte oma silmi, kui need vesistavad kapsa hinda nähes, mis on nii kõrge, et ei söö mitu kuud midagi muud. Putini jutt on täielik jama, eriti arvestades Venemaa süsteemset panganduskriisi. See oleks loogiline vaid siis, kui Putini plaan on Venemaa pangandusele lõpp teha. Meie arvates on see loogiline. Inflatsiooni pole, kui pangad ja raha kaovad. Me teeme nalja. Putini väidet, et ta on teadlikult Venemaa SKT languse põhjustanud, on raske tõsiselt võtta, sest paljud tema kontrolli alt väljas olevad tegurid halvenevad tulevikus veelgi. Ja üheks nendeks teguriteks, nagu alati, kui teemaks on Venemaa majandus, on nafta. Arva ära. Venemaa püstitas taas müügirekordi, kuid hoopis halvas mõttes. United 44 meedia teatas 4. veebruaril, et Venemaa nafta- ja gaasimaksutulud langesid 2026 aasta jaanuaris võrreldes 2025 aasta jaanuariga 50%. Venemaa teenis nafta- ja gaasimaksudest $5,1 miljardit. Seega raha pole täiesti otsas. See $5,1 miljardit on Venemaa madalaim kuutulu nafta ja gaasi eest alates 2020 aasta juulist COVID-19 pandeemia haripunktist. $5,1 miljardit moodustab vaid 2% Venemaa SKP-st, mis on Putini aja madalaim tase. Nafta- ja gaasimaksud on alati varem olnud üle 2% SKP-st. Meediakanal United 24 esitab seejärel kiire ülevaate numbritest, mis näitavad, kui halvaks on Venemaa olukord selles konkreetses tööstusharus muutunud. Maavarade kaevandamise maks NDP on langenud ligi 60% ja eksporditollid 44% võrreldes 2025 aasta jaanuariga. Väljaande sõnul langes Vene Uurali nafta hind detsembris $39 barreli kohta ja jaanuaris $40, mis on märkimisväärselt madalam kui eelarveplaanis arvestatud $59. Venemaa müüb Uurali naftat $27 odavamalt kui Brenti ning plaanib aastal 2026 Indiasse tarnida umbes 30% vähem naftat, kuna India puutub Vene nafta ostmisel kokku sanktsioonidega. See on tööstusharu kokkuvarisemine, mida jälgime reaalajas. See on oluline, sest Venemaa ja Putini sõda Ukrainas sõltuvad nafta- ja gaasituludest. On mitu põhjust, miks Venemaa ei suuda ilma nende ressursside tuluta ellu jääda. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel moodustasid nafta- ja gaasimaksutulud 2021 aastal 45% Venemaa föderaalsest eelarvest, aasta enne Putini sõda Ukrainas. Oxfordi Energiainstituudi sõnul on selline protsent tavaline. See väidab, et Venemaa nafta- ja gaasitööstus annab tavaliselt 30–50% föderaalsest eelarvest. Lühidalt, kui nafta- ja gaasimüük on väike, saab föderaaleelarve vähem raha, mida Putin kasutab sõja jätkamiseks. Ajastus ei saaks Putini jaoks halvem olla. Tulude langus muudab Venemaa finantsseisu ebakindlaks ning on põhjus, miks Putin tõstis käibemaksu, mis tema väitel põhjustab nüüd inflatsiooni kasvu. Venemaa eelarve pole heas seisus. 4. veebruaril teatas UNN, et Venemaa eelarvedefitsiit võib 2026. aasta lõpuks kolmekordistuda, peamiselt India Venemaa naftaostude vähenemise tõttu. Kremlile väidetavalt lähedal seisev nimetu allikas väidab, et Venemaa võib saada nafta ja gaasi pealt 18% vähem tulu kui oodatud, mistõttu tekib puudujääk 3,5–4,4% SKP-st. Pidage meeles, et jaanuari energiatulud moodustasid 2% SKP-st. Kuna nafta ja gaas on Venemaa majanduse jaoks võtmetähtsusega, on iga langus oluline, isegi kui tulud nafta ja gaasi müügist jäävad miljarditesse. Mõni $1 miljardit vähem kuus mürgestab Venemaa sõjategevust Ukrainas ja paneb Venemaa rahva Putini sõjavalu tundma. Ja kuidagi, isegi kogu selle Venemaa jaoks sünge olukorra keskel, näib, et asjad lähevad ainult hullemaks. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Tellige juba täna ja olge esimeste seas, kes näevad selliseid videoid kohe, kui need üles laetakse. Oleme juba maininud, et IMF vähendas Venemaa SKT kasvuprognoosi. Demokraatiate kaitsefondi sõnul on SKT kasvu langus tugevalt seotud USA sanktsioonidega ning Putinil tuleb peagi rohkem kannatusi taluda. Aga enne kui me selleni jõuame, on veel palju muid märke, et Venemaa on praegu alles halva ja veel halvema olukorra halvas osas. Võtame näiteks Venemaa tööstuse. Euromaidan Press kirjeldab Venemaa tootmisvõimet kui lõksus, mis on väga täpne.
Mida Vladimir Putin ei näinud ette, kui ta muutis Venemaa majanduse selliseks, mis tohutult sõltub õitsevast kaitsetööstusest, oli see, et kaitsetööstuse buum tähendab langust peaaegu kõigis teistes valdkondades. See sektor haaras nii palju Venemaa tööjõudu, et halvas kõik tööstusharud, mis pole seotud Putini Ukraina hävitamise katsetega. Nagu NPN Holdingu, Venemaa tootmisettevõtte direktor ütles Paskovile, piirkondlikule raadiole, tundub Venemaa tööstuse taaselustamine nüüd võimatu. Pole turgu, pole laene, pole võimalust osta kõrgtehnoloogilist varustust. Isegi Hiina, mis on tuntud oma tööstuslike saavutuste poolest, ei müü meile metallitöötlusseadmeid, tõdes Igor Savitski, lisades, et see on kõik sanktsioonide tõttu. Savitskil on õigus Venemaa tööstuse olukorra osas. Hiina ja sanktsioonid on kõik kaasa aidanud sellele, et Venemaa tööstustegevus on jõudnud langusperioodi. 29. detsembril teatas Moscow Times, et Venemaa tööstus langes 7. kuud järjest. Tõendid pärinevad S&P Globali ostujuhtide indeksist ehk PMI-st. PMI väärtus üle 50 tähendab sektori kasvu. Vene tööstussektori PMI oli novembris 48,3 ja detsembris langes 48,1-ni. Mõlemal kuul toimus langus, kuid detsembrikuu langus oli suurem kui novembris. Teisisõnu, Venemaal on veel pikk tee minna, enne kui selle lõksus olev tööstus saab üldse taastuma hakata. Üldist müügilangust seostati madalama tarbijakindluse ja langeva ostujõuga. Oleme kindlad, et käibemaksu tõstmine 22%-ni ei aita kumbagi neist probleemidest eriti lahendada, isegi kui Putin väidab, et see, mida me praegu näeme, on osa mingist suurest plaanist. Tootmisettevõtete sisendkulud tõusid, detsembris olid need kõrgeimad alates märtsist, märkis Moscow Times. Need kõrgemad kulud kantakse klientidele üle hindade tõusu kaudu, mis viitab sellele, et võime Venemaa väidetavate inflatsiooninäitajate suhtes tõsiselt kahtlust tunda. Selles valdkonnas on Venemaale ka häid uudiseid. Investing.comi andmetel tõusis jaanuaris Venemaa PMI 49,4-ni, mis on kõrgeim tase viimase 8 kuu jooksul. Tööstustoodang väheneb endiselt, kuid jaanuaris aeglasemalt. Kas Venemaa on jõudmas platoole või on see vaikus enne ostujuhtide indeksi tormi, selgub ajaga. Investeerimisest rääkides, ka seda ei toimu praegu Venemaal eriti palju. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles senaatoritele, et 2025. aasta lõpuks on investeeringud Venemaa majandusse nulli lähedal. 2025. aasta esimese 9 kuuga kasvasid investeeringud vaid 0,5%. Tõenäoliselt jääb kasv aasta lõikes nulli või veidi üle selle, vahendab Moskva Times Novaki sõnu. Jällegi on tegemist olukorraga, kus tegelikkus tõestab, et kõik Venemaa ennustused olid valed. 2025. aasta septembris prognoosis Venemaa majandusarenguministeerium 2025. aastaks investeeringute kasvu 1,7%. Samas aasta 3. kvartaalis teatas Venemaa Rosstat agentuur esimesest investeeringute langusest 5 aasta jooksul. 2025. aasta 3. kvartali 3,1% langus näitab, kuhu Venemaa investeeringud liiguvad. See tähendab, et Venemaa ettevõtted ei investeeri olulistesse tööstusharudesse. The Moscow Times kirjutab, et Venemaa HSC arengukeskus märkis investeeringute vähenemist transpordi, ehitus, nafta, gaasi ja söesektoris. Ainsad sektorid, mis on investeeringute osas veel mõnevõrra tugevad, on sõjatööstus ja impordi asendamine, mis püüab korvata Venemaa sanktsioonide tõttu keelatud imporditooteid. Pole keeruline mõista, mida see Venemaa tulevikule tähendab. Vähem investeeringuid tähendab logisevat infrastruktuuri. See tähendab vähem töökohti, aeglasemat majanduskasvu ja leppimist sellega, et Venemaal olukord niipea ei parane. Miks investeerida ettevõttesse, kui kõikjal nähakse langust? Parem säästa raha ja vältida uut võlga, kui raisata kõik tulu lootuses, mis võib-olla üldse ei saabu. Ja just kui Vladimir Putinil sellest ei piisaks, töötab Venemaa majanduse ainus helge punkt tema kahjuks. Venemaa rubla on aasta jooksul USA dollari suhtes tugevnenud 25%, mis oleks tavaliselt Venemaale hea. Rubla tugevnemine muutub Venemaale suureks probleemiks, kui ta püüab naftat müüa. Nagu märgib Euromaidan Press, sõltub Venemaa föderaalne eelarve müüdava naftarubla hinnast, mitte dollari hinnast. Seega, kui rubla tugevneb dollari suhtes, teenib Venemaa oma naftalt lõpuks vähem raha. Euromaidan Press selgitab selle tähendust lihtsustatult. Moskva eelarvestas Urali toornafta barreli hinnaks $59 ehk 5400 rubla. Kui hind langeb $50, kaotab Venemaa iga barreli pealt umbes 1000 rubla, mis võib tähendada 0,5–0,7% SKP puudujääki, kirjutab väljaanne.
see on halb uudis eelarvele ja mis veelgi hullem, see on halb uudis ka Venemaa ettevõtetele. Kuigi föderaaleelarve arvestab rubla hindadega ja tugevam valuuta on probleem, on Venemaa nafta, gaasi ja metalliettevõtetel veel keerulisem olukord. Nad teenivad dollarites, mis nüüd annab vähem rublasid ja kulud on rublades, seega tugeva rubla korral peavad nad maksma rohkem. Isegi kui Venemaal õnnestub midagi õigesti teha, läheb kõik ikkagi kohutavalt valesti. See viib meid taas sanktsioonide teema juurde, mida oleme korduvalt maininud. Sanktsioonid avaldavad Venemaa vankuvale majandusele survet ja nagu majandus tervikuna muutuvad ka need järjest hullemaks. Kuna Putin ei näi oma seisukohta sõja suhtes muutvat, mis tähendab, et rahulepet niipea ei tule, valmistavad nii Euroopa Liit ehk EL kui ka USA ette sanktsioone, mis võivad Venemaa majanduse tõepoolest murdepunktini viia. Kyiv Posti sõnul on EL uus sanktsioonide pakett rakendamiseks valmis. Tundub, et pigem sümboolse sammuna plaanib EL need sanktsioonid Venemaa vastu kehtestada Putini Ukraina sissetungi 4. aastapäeval. Teame vaid, et sanktsioonid on taas suunatud varilaevastiku tankerite vastu, mis hoiavad Venemaa naftatulud käigus. Samad ametnikud ütlevad, et USA on ette valmistanud uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, kuid pole teada, millal need jõustuvad. Trumpide administratsioon ootab tõenäoliselt sobivat hetke, et kasutada sanktsioone karistusena Putini mittekoostöö eest. Seda on president Trump ka varem teinud. Nii et kuupäeva veel pole, aga kui Putin ei pea taas kinni oma väidetest, et ta tahab Ukrainas rahu, näiteks alustades kohe pärast rahuläbirääkimisi rakettide, droonide ja pommide rünnakuid, siis tõenäoliselt jõuab USA sanktsioonide pakett peagi kohale. Putin on võimetu seda peatama. Või siiski mitte. Putinil on võim Venemaa tagasi tõmmata kuristiku äärelt, lõpetades Ukraina sõja tingimustel, mis ei rahulda täielikult tema soove. Venemaa president sellega ei lepi, nii et sõda jätkub endiselt. Ja seni, kuni see nii on, jätkab Venemaa majandus oma allakäiku unustusse. Raha käitab Vene tapamasinat ja võimaldab Putinil ning tema Kremli käsilastel Ukraina sõda pikalt jätkata. Asjad muutuvad, raha hakkab otsa saama, kuid Ukraina leidis viisi, kuidas Venemaa enda rahaga sõjakahjusid katta. Ja see on raha, mida Putin ei saa kunagi tagasi. Putinit on tabanud valus topeltlöök. Venemaa külmutatud varad ja üks väike mull, mille lõhkemine hävitaks riigi. Mullist räägin hiljem videos. Esiteks tuleb arvestada Venemaa külmutatud varadega ja sellega, kuidas Venemaa kaotab nende üle kontrolli. Siin on loo lühiversioon. Venemaa külmutatud miljardid rahastavad nüüd Ukrainat, ilma et Ukraina peaks midagi tagasi maksma. Loo keskmes on 210 miljardit eurot, umbes 247 miljardit dollarit, mida Euroopa Liit hoiab. Euromaidan pressi sõnul on EL-i laenumehhanism pakkunud Ukrainale vajalikku rahalist abi Putini sissetungi vastu võideldes. Laenumehhanism kasutab sadu miljardeid dollareid Venemaa külmutatud varades EL-i pankades, võimaldades Ukrainal laenu tagasimaksetest vabaneda. Siin on, kuidas see töötab. 2025. aastal lisas Ukraina oma riigivõlale 47,3 miljardit dollarit. See on ilmselgelt halb uudis, kuid see on ka vältimatu, arvestades Putini sõja ulatust riigi vastu. Hea uudis on, et Ukraina laenukulud vähenesid peaaegu poole võrra, kuigi võlg kasvas. Peamine põhjus on G7 toetusel Ukrainasse jõudnud raha, mida tagavad külmutatud Venemaa keskpanga varad. 47,3 miljardi dollari suurusest lisavõlast moodustavad G7 riikide poolt Ukrainale antud ERA laenud 37,9 miljardit dollarit ja siin läheb asi Ukraina jaoks eriti heaks. Euromaidan pressi andmetel on Ukrainale ERA laenudel 11-12 aastased maksepuhkused ilma tagasimakseteta. Kui need maksepuhkused lõpevad, algavad tagasimaksed. Ukraina ise tagasimakseid ei tee. Laenu andnud riigid katavad Ukraina võla külmutatud Vene varade tuluga. Ukraina ei maksa midagi tagasi, kuid Venemaa kaotab oma külmutatud varade tulu, mitte varasid endid. Nii väldib EL juriidilisi probleeme, mis tekiksid, kui Ukraina varad endale saaks. Siin on pikaajaline plaan, mida saab vajadusel korrata, kui Ukraina sõda kestab veel aastaid. Mõju Ukrainale on tohutu. Tänu nendele ERA laenudele on Ukraina keskmised laenukulud langenud 7,2%-lt 4,55%-le. Välisvõla hind langes 4,5%-lt 1,9%-le, teatas Euromaidan press. Ukraina rahandusministeerium selgitas seda 30. detsembri andmete põhjal.
Ministeeriumi teatel sai Ukraina 2025 aastal $52,4 miljardit välisrahastust, millest üle 70% tuli ERA laenudest, mille tagatiseks ja tagasimaksmiseks kasutatakse Venemaa külmutatud varasid. Muud vahendid hõlmasid $12 miljardit laene ja $668 miljonit toetusi, mille EL andis Ukrainale Ukraina rahastamisvahendi kaudu. Ukraina 2025 aasta välisrahastus on umbes $2,3 miljardit. Laenud tulevad Maailmapangalt, IMF-ilt ja Jaapanilt. See kõik muutub üsna keeruliseks, nii et pöördume tagasi põhiteema juurde. Ukraina on saanud peaaegu $38 miljardit ERA laene ja ta ei pea neist midagi tagasi maksma. Seda teeb Venemaa. Ja see ajab kindlasti Putini sama palju närvi kui üks teine suur areng, millest räägime mõne minuti pärast. Kõik see tähendab, et EL omab nüüd umbes 40% kogu Ukraina võlast. Jällegi, see on Ukrainale hea uudis. Kuigi EL-is on mõned liikmesriigid, kes tunnevad Venemaa vastu palju suuremat sümpaatiat kui ülejäänud, nimelt Slovakkia, Ungari ja Bulgaaria, on enamik blokki kuuluvatest riikidest asunud Ukraina poolele ja olnud äärmiselt helded riigikaitse rahastamisel. Alles 3. veebruaril teatas EL €153 miljoni ehk umbes $180 miljoni suurusest humanitaarabist, mis jagatakse Ukraina ja Moldova vahel. Ka Moldova on ohus Putini ekspansionismi tõttu. Meie mõte siin on see, et 40% Ukraina võlast kuulub nüüd organisatsioonile, kes mõistab täpselt, kust see võlg pärineb ja suhtub mõistvalt põhjustesse, miks see on tekkinud. Ka ilma ERA laenudeta, mida kaetakse külmutatud Vene varade tuludest, teenindatakse Ukraina ülejäänud võlga EL-i ees tõenäoliselt soodsalt, mis lähendab Ukrainat ja EL-i veelgi. See on kummaline olukord. Võlg paneb südame rohkem igatsema, tundub nii. Või täpsemalt öeldes võimaldab Putini vastu suunatud viha luua mehhanisme, mis sunnivad Venemaad maksma Ukraina kaitse eest. Selle raha mõju Ukrainale on väga suur. Euroopa välissuhete nõukogu viitab, et Rahvusvaheline Valuutafond prognoosis Ukrainale 2026. aasta kevadeks kaitseraha lõppemist, mis võinuks sundida Ukrainat Putini nõudmistele järele andma. Seda enam ei juhtu. ERA laenud tagavad selle. EL on samuti näidanud oma toetust Ukrainale, kasutades kriisiaegseid volitusi, mis on antud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 alusel ehk ELTL-i raames. See võimaldab selliste laenude vastuvõtmist kvalifitseeritud häälteenamusega, mis ECFR-i andmetel tähendab 15 riiki, kes esindavad 65% EL-i elanikkonnast. EL-is peaks juhtuma midagi väga drastilist, et see laen tühistataks. Mõne liikmesriigi vetost enam ei tööta. EL loob ka teisi mehhanisme, mis võivad tulevikus Ukrainat aidata. 30. jaanuaril teatati, et $514 miljardi suurune Euroopa kriisifond võimaldaks EL-il anda riikidele laenu. Kaitseotstarbelised laenud ei toimiks eeldatavasti samamoodi nagu ERA laenud, sest need tuleb tagasi maksta. Kui see on aga Euroopa huvides ja eriti juhul, kui Ukraina saab EL-i liikmeks, mida president Volodõmõr Zelenski usub juhtuvat juba aastal 2027, siis see tohutu rahasumma võiks aidata Ukrainal end kaitsta veelgi kauem pärast seda, kui ERA laenud otsa saavad. Ukrainal on veidi hingamisruumi, sest ERA laenud aitavad tal ületada pärast Venemaa sissetungi tekkinud demograafilist kriisi. Euromaidan Pressi andmetel on Ukraina kontrollitavatel aladel elanikkond langenud 41 miljonilt 31 miljonini. 10 miljonilisest puudujäägist asub 2,4 miljonit on okupeeritud aladel, 6,7 miljonit on riigist põgenenud. Kümnete tuhandete sõjas hukkunute tõttu tekivad humanitaarsed ja majanduslikud probleemid. Majanduslikust vaatenurgast tähendab see, et riik, mis kaotab 4 aastaga 10 miljonit inimest, seisab paratamatult silmitsi tööjõupuudusega. Väiksema tööjõuga kaasneb vähem võimalusi tulu teenida, et rahastada kaitsetegevust, mis on üks paljudest põhjustest, miks Ukraina võlg on üldse nii kõrgele tõusnud. Venemaa enda rahaga tagasimakstavad laenud ei lahenda rahvastiku probleeme. Need annavad Ukrainale rohkem aega. Video alguses mainitud mull võib igal hetkel lõhkeda, mis tähendab, et Venemaal võib aeg kiiremini otsa saada kui Ukrainal. Kahjuks tuleb seda positiivset uudist veidi jahutada. Kuigi ERA laenud on Ukraina jaoks tohutult suured ja need võimaldavad riigil Venemaa vastu veel paar aastat võidelda, ei ole Ukraina sugugi veel raskustest väljas. Praegu eksisteerivad demograafilised probleemid jäävad suureks mureks ka pärast sõja lõppu. Sama kehtib Ukraina võla kohta, mis on 2025. aasta augustist olnud umbes 100% SKP-st.
ERA laenud moodustavad veidi üle viiendiku 184 miljardi dollari suurusest Ukraina võlast, mis tuleb tagasi maksta ja mõjutab riiki veel aastaid pärast sõda. Aga olukord võiks olla palju hullem. Alternatiiv on see, et Ukrainal saab kevadeks raha otsa ja ta lakkab eksisteerimast sellisel kujul, nagu me teda Nõukogude Liidu lagunemisest saadik tunneme. See toob meid mulli juurde. Vaatate saadet Sõjasaade. Kui pole veel tellinud, on nüüd hea aeg seda teha, kui soovite rohkem selliseid videosid näha. Ukraina ja EL on leidnud viisi võtta Putini taskust raha ning sundida Venemaad maksma selle eest, mida ta ise hävitada püüab. On mängus see mull. Kuldmull, mis on suure osa sõjast Venemaad toetanud, võib kohe lõhkeda. 3. veebruaril kirjutas The Telegraphi rahvusvahelise äritoimetaja Ambrose Evans Pritchard, et Venemaa olukord meenutab Ühendkuningriigi olukorda Teise maailmasõja alguses. Ühendkuningriik pidi võitluses püsimiseks müüma oma kulla- ja välisvaluuta reservid Ameerika Ühendriikidele ninnennanu maksa- ja veaskeemi kaudu. Venemaa on suure osa Ukraina sõjast teinud sama, toetudes kulla hinna tohutule tõusule, mis on lisanud Putini sõjakassasse üle 200 miljardi dollari alates sellest ajast, kui ta Ukrainasse tungis. Putin toetub sellele kullale väga palju. 2024. aasta detsembris teatas Euronews, et kuld on muutunud Venemaa oluliseks strateegiliseks ressursiks, kuna sanktsioonid takistavad nafta ja gaasi müüki. Tol ajal oli Venemaa 5. kohal riikide seas, kellel on suurimad kullavarud, umbes 2571 USA lühikest tonni ehk 2333 metrilist tonni. Venemaa on püüdnud koguda rohkem kullavarusid alates sellest ajast, kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi. Veebruaris kirjutas Telegraph, et Venemaa on suurendanud osalust Aafrika kullakaubanduses, saates palgasõdureid ja Kremlit toetavaid huntasid, et kontrollida mandri kullakaevandusi. Venemaa soovib rohkem kulda, sest seda on raske sanktsioonidega piirata. Seda on palju lihtsam füüsiliselt liigutada kui näiteks naftat, mis teeb sellest kauba, mida saab salaja tavapärastest finantsvõrkudest kõrvale toimetada. Valuutamüük jätab jälje. Kulla salajane müük võib tõendina jätta vaid selle, et ostjal on rohkem kulda. See eeldab, et ostja või müüja on aus kulla koguse osas. Vladimir Putin tahtis kulda, sest teadis, et leiab ostjaid. Hiina on peamine, aidates Vladimir Putini sõjamajandust vee peal hoida oma sularaha ja kaasavõtuskeemiga ning järjest enam tarnides kullakange otse Venemaa keskpanga hoidlatest. Aga nüüd on Venemaal probleem. Kulla väärtus langeb järsult. Hinnalangusega kaovad Venemaa sõjakassast miljardid dollarid päevadega, hoolimata suurtest kullavarudest. Kui selle kulla väärtus langeb, ei saa Putin suurt midagi teha. Kullakrahi esimesed etapid toimusid faaside kaupa, algusega 26. jaanuari nädalal. Reedel olid analüütikud jahmunud, kui kulla ja hõbeda väärtus järsult langes. Hõbeda hind langes 30%, kuid Venemaale oli tähtsam kulla 10% suurune langus. Euronews tõi veel mõned arvud ja konteksti. Nad märkisid, et kulla hind tõusis 29. jaanuaril rekordilise $5600 untsi eest, kuid langes järgmisel päeval umbes $4770. Selle mõistmiseks peame arvutama. Varem mainisime, et Venemaal oli 2024. aastal reservides üle 2500 USA tonni kuld. Kui see arv on jäänud samaks, kuigi Putin on sõja rahastamiseks Vene kulda müünud, saame umbkaudselt aimu, kui palju raha Venemaa ööpäevas kaotas. Üks lühike tonn ehk USA tonn võrdub 29 166,7 troi untsiga, mis on kulla mõõttühik. Kui korrutada 29 166,7 troi untsi $5600, saame üle $163,33 miljonit tonni kulla kohta. Seda 2500 tonni Venemaa 2024 aasta kullareservi korrutades saame veidi üle $408 miljardit. Pärast hinnalangust on 1 tonni kulla hind $139,12 miljonit, kokku umbes $347,8 miljardit. 24 tunniga kaotati umbes $60 miljardit. Need on muidugi umbkaudsed arvud, mis põhinevad Venemaa kullareservide varasemal suurusel. Siiski annavad need aimu sellest, millist valu Putin praegu tunneb turutegurite tõttu, mis on täielikult tema kontrolli alt väljas. Nüüd tuleb vastata. Kas 30. jaanuari kullahinna langus oli suur turuparandus või hoopis nõelatorge, mis paneb kullamulli lõhkema?
hinnad püsivad endiselt kõikuvad, nagu Evans Pritchard The Telegraphis märkis. Putinil on piisav puhver sõja jätkamiseks. Tänase $4925 kulla hinnaga võrreldes 3 aasta taguse $1900. Ta ütleb, et küsimus on, kas kuld liigub palju madalamale struktuursele tasemele. Küsimus jääb, kas kulla väärtus langeb autori nimetatud madalamatele struktuursetele tasemetele. Evans Pritchard märgib, et alates 30. jaanuarist toimunud kulla hinnatõus ei pruugi tähendada superrallit ja hinna naasmist varasemale tasemele. Ta märgib, et läänes inflatsioon langeb ja tehisintellekti kasv suurendab tootlikkust ning mõjub deflatsiooniliselt. Kulla hind võib peagi taas langeda, jõudes isegi minikrahhist madalamale. Teised arvavad, et see oli väike kõrvalekalle. Forbesi andmetel tõstis JP Morgan aasta lõpu kulla hinna prognoosi $2300 untsi kohta, märkides, et tõus ei ole ega saa olema lineaarne. Praegu seedime, lähtestame ja kordame kõike uuesti. Deutsche Bank prognoosib kulla hinnaks $2600 untsi kohta. Putin loodab selle täitumist. Kui neil pole õigus, Venemaa kulla väärtus langeb oluliselt. Kui kullamull lõhkeb, võib Putin avastada, et ta ei saa loota Hiina presidendi Xi Jinpingi peale, et too teda päästaks. Hiina saab nüüd Venemaalt palju kulda osta, sest suured tarned algasid hiljuti. Siiski on Xi jaoks Hiina suhe Venemaaga pigem võimalus kui sõprus ning Hiina president on näidanud, et ta on valmis Putini paremate võimaluste nimel maha jätma. Evans Pritchardi sõnul üritab Hiina pärast 4 aastat Venemaale kaudset toetust taas luua suhteid Euroopa suurte majandusjõududega. Kui Xile öeldakse, et Putini kuld pole enam arutluse all, võid ta selle vabalt loovutada tulusamate kaubandussuhete nimel. Selle teooria toetuseks on palju Hiina oportunismi näiteid. Detsembris teatas Telegraph, et Hiina sõidukite eksport Venemaale oli 2024. aastaks võrreldes 2023. aastaga 7-kordistunud. See on sundinud Venemaa autotootjaid nagu Lada ja Kamaz tootmist aeglustama. Telegraafi andmetel on viimase sõidukite nõudlus langenud 60%, samas kui esimene on tootmist vähendanud peaaegu 50%. Hiina nägi võimalust ja kasutas seda nii jõuliselt, et see tekitab nüüd suuri probleeme Venemaa sõidukitootjatele. Hiina on samuti kasutanud lääne sanktsioone ära, ostes tohututes kogustes Venemaa naftat ja gaasi suurte allahindlustega. Jällegi kasutas Xi võimalust ära. Hiina investeeringud Venemaale on langenud $1,2 miljardilt 2011. aastal $400 miljoni 2025. aastaks. Siin ei ole Hiina Venemaa tõeline liitlane. Evans Pritchardi sõnul on peaaegu võimatu, et Hiina pakub Putinile uut lend-lease'i, et aidata tal saavutada oma maksimalistlikke sõjaeesmärke Ukrainas. Kui Putin muutub Hiina jaoks tülikamaks kui kasulikuks, jätab Xi ta maha. Venemaale jääb siis palju kulda, mis on vähem väärt ja mida pole kellelegi müüa. Seetõttu on see nädal olnud Venemaale eriti raske. Putin peab leidma lahendus olukorrale, kus ühe vähese Venemaal külluses oleva tooraine väärtus võib kokku kukkuda. Samas on Ukrainale antud majanduslik päästerõngas, mille eest maksab Venemaa, toetades Putini vaenlast. Ja see võib võimaldada Ukrainal Venemaa sõjalisi ja majanduslikke ressursse nii palju kulutada, et Putin on sunnitud oma niinimetatud sõjalise erioperatsiooni lõpetama. Ainus asi, mis Venemaad Ukraina sõjas elus hoiab, on nafta. Selle toote maksutulud on toetanud Putini sissetungi. Kui sanktsioonid mõjuma hakkasid, tekkis peagi küsimus, kui kauaks? Mitte kauaks. Ameeriklased nurjasid Putini impeeriumi ambitsioonid ilma lasuta, eemaldades viimase toetuse Venemaale. Nüüd hakkame nägema, kuidas need mõjud Venemaad aeglaselt hävitavad. Enne Venemaa nafta praeguse olukorra selgitamist peame alustama ajaloost. Õnneks mitte liiga kaugele. Me läheme tagasi 2025. aasta oktoobri lõppu, mil USA president Donald Trump teatas uuest sihitud sanktsioonide paketist. Need sanktsioonid puudutasid Venemaa suurimaid naftafirmasid Lukoili ja Rosnefti. Sanktsioonid kehtestati pärast ebaõnnestunud rahuläbirääkimisi Vladimir Putiniga, näidates, et USA on valmis Venemaad karistama, kui Putin ei võta läbirääkimisi tõsiselt. Need olid karmid meetmed. Võimalik, et Putin ei mõistnud ahelreaktsiooni ulatust. USA viskas kiviranu Venemaa ookeani, tekitades laineid, mis hävitavad Vene naftat. Esialgsed mõjud polnud tühised. Eriti Lukoil sai uute USA sanktsioonidega justkui Mike Tysoni apergoti lõua pihta.
Vaid nädal pärast Trumpi teadet andis Lukoil maailmale teada, et on paanikaseisundis, kuulutades, et müüb oma rahvusvahelised varad kõrgeima pakkumise tegijale, kui ettevõttele ei anta mingitki leevendust Trumpi poolt avaldatud survele. Pea seda müüki meeles, see muutub peagi tähtsaks. 27. oktoobriks võttis Lukoil juba pakkumisi vastu, ilmselt Ühendkuningriigi sanktsioonide tõttu Ameerika eeskujul. Välismaised osalused pidid lahkuma ja neid jagus küllaga. Lukoilil oli Iraagis 75% osalus Lääne-Kurna 2 naftaväljal, mis tootis 480 000 barrelit päevas ja on üks maailma suurimaid. Neftohim Burgase rafineerimistehas Bulgaarias on veel üks vara, millest Lukoil võib olla sunnitud loobuma, et peatada sanktsioonide põhjustatud kahjud, samuti ka naftatöötlemistehas Rumeenias. Need on suured investeeringud ettevõttele, mis toodab 2% maailma naftast, kuid Trump muutis need 2025. aasta oktoobris elujõuetuks. Liigume kiiresti tänapäeva ning samm, mis algselt tekitas paanikat Venemaa suuremates naftafirmades, on nüüd hakanud avaldama drastilisi tagajärgi nii Lukoilile kui ka Venemaale endale. Räägime mõne minuti pärast, mis toimub Venemaaga tervikuna, aga Lukoili puhul on kavandatud müügid tehtud ja sa ei arva iial ära, kes ostjad on Ameerika Ühendriigid. Seda teatas Newsweek, kes kirjutas 29. jaanuaril, et Lukoil oli nõustunud müüma oma välisvarad Ameerika Ühendriikide investeerimisfirmale tehinguga, mille väärtuseks hinnatakse umbes $22 miljardit. See pole tavaline müük. Lukoil müüb ära varad, mis enne Trumpi suuri sanktsioone tulu tõid. Putin, iga rubla, mille Vene ettevõtte naftamüügist saab, on rubla, mida ta saab maksustada, et hoida raha voolamas Venemaa sõjakassasse. Seega on iga selline müük, nagu see, millega Lukoil just nõustus, kindel, et annab Venemaale tohutu majandusliku löögi, lisaks sellele, et see halvab Lukoili kui tõelise ülemaailmse naftasektori tegija. Newsweek ei täpsusta, millised Lukoili varad USA investeerimisgrupile müüakse, kuid tõenäoliselt on need kõik. Sellisel juhul kaoksid varad, mida me videos veidi varem mainisime. Samuti kaoksid 200 tanklat, mis kuuluvad Lukoilile ja mis asuvad Ameerika Ühendriikide osariikides Pennsylvania, New Jersey ja New York. Sama võib juhtuda ka kõigi tanklatega, mis kuuluvad Lukoilile väljaspool Venemaad, samuti rafineerimistehaste ja naftavaradega, mis asuvad väljaspool nende kodumaad. Tasub märkida, et Lukoilil ja teisel naftafirmal, millele Trump oma naftasanktsioonidega sihikule võttis, Rosneftil, on suur erinevus. Viimane neist on riigiettevõte, mis küll toob kaasa omad probleemid, kuid vähemalt tähendab see, et seda saab kaitsta sanktsioonide kõige rängemate majanduslike mõjude eest. Lukoil on eraomandis, mis võimaldas tal arendada muljetavaldava rahvusvaheliste varade portfelli. Venemaa sai neist kasu. Lukoili rahvusvahelised varad tõid Venemaale stabiilset tulu, mis pärines, ja see on oluline, väljaspoolt Venemaad. See on eluliselt tähtis riigile, mille välisinvesteeringutest saadav raha on pärast Putini sissetungi Ukrainasse praktiliselt kokku kuivanud. Seega võib öelda, et varad, mille Lukoil just maha müüs, olid Putinile omamoodi päästerõngaks. Nüüd, kui varad on USA investeerimisfirma käes, pole päästerõngast enam ja väärtuslik nafta toetab kedagi teist kui Putinit. Kreml ei saa maksustada tulu, mida riiki enam ei laeku. Lukoili varade müük tekitas Venemaa sõjaeelarvesse miljardilise augu. Ettevõtte jaoks on see vaid ajutine lahendus raskes olukorras. Kuigi Lukoil sai $22 miljardit, seisab ettevõtte silmitsi probleemidega, kuna peab müüma naftat suurte allahindlustega riikidele, kes kasutavad lääne sanktsioonide mõju ära ja panevad ettevõtte raskesse olukorda. Need allahindlused teevad Lukoilile nii palju haiget, et vaid mõned päevad enne oma välisvarade müügi väljakuulutamist ettevõtte juhid roomasid Kremlisse, müts peos ja anusid valitsuselt maksuleevendust, sest nad peavad nüüd allahindusi pakkuma. Venemaa toornafta hind langes järsult, kaubeldes ligi 50% alla maailma turuhinna. Moskva Timesi andmetel loodab Lukoil, et Kreml muudab Venemaal kehtivad kütusehinna Dempfer-mehhanismi. 2018. aastal kehtestatud Dempfer kompenseerib Venemaa naftafirmadele, kui kodumaised kütusehinnad on rahvusvahelistest madalamad. Kompromiss tähendab, et ettevõtted maksavad riigile lisatasu, kui kodumaine hind ületab rahvusvahelise taseme. Nüüd peab seda tegema Lukoil, mis teeb neile muret. Nad soovivad, et Venemaa toornafta maksustamise allahindus oleks $10–15 barreli kohta. Praegu ületavad need allahindluse piirid $20, mis tähendab Lukoil on üks neist Venemaa naftafirmadest, kes peab detsembris maksma umbes $170 miljonit Venemaa aastaeelarvesse niinimetatud Dempfer-mehhanismi raames. See summa on veelgi suurem, kui arvestada ka jaanuarit.
United24 meedia andmetel maksavad Venemaa naftafirmad detsembrist jaanuarini riigieelarvesse $616 miljonit. Võrdluseks, needsamad ettevõtted said 2023 aastal Venemaalt DEMPFER-mehhanismi kaudu kokku $23 miljardit ja 2024 aastal veel $11,5 miljardit. Lukoil soovib, et Putin võtaks Venemaa naftatööstusest vähem raha, samal ajal kui Putin kogub iga rubla sõja rahastamiseks. Miski ütleb meile, et sellel pole mingit võimalust juhtuda. Muide, Rosneftil ei lähe ka just kõige paremini. Kuigi riigile kuuluvus kaitseb ettevõtet probleemide eest, mis on Lukoilil, väheneb Rosnefti kasum kiiresti. 2025. aasta detsembris teatas UNN, et Rosnefti kasum langes 2025 aasta esimese 9 kuuga umbes 70%. See toimus enne Trumpi sanktsioone, seega võib Rosneftil 2026. aastaks veelgi raskem olla, kuid me pole sellest veel kuulnud. Kreml püüab Rosneftile abikäe ulatada, kuna on teatanud ettevõttele 10 miljardi rubla suurusest maksusoodustusest, mida makstakse igal aastal ajavavemikus 2026-2030. Aga see teeb aastas vaid umbes $133 miljonit. See on raha, mida Rosneft saab vaid riigiettevõttena. Venemaa naftahiidudel ja riigil endal hakkavad kindlasti praod ilmnema. Enne Venemaa probleemide arutamist meenutan, et vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Lähme tagasi selle juurde, mis Venemaal toimub. Nagu me videos varem mainisime, on Trumpi oktoobrikuu sanktsioonidel tohutu laineefekt. Saime teada, milline mõju on olnud ja on Lukoilile. Venemaa peab lahendama uusi sanktsioonidest tingitud probleeme, eriti kui Trumpi sanktsioonid liita varasematega. Näiteks maksutulud on oluliselt vähenenud. Reuters teatas 19. jaanuaril, et Venemaa föderaaleelarve tulu gaasi- ja naftamaksudest väheneb jaanuaris tõenäoliselt 46% võrreldes 2025 aasta sama kuuga. Venemaa teenib Putini sõja jaoks endiselt palju raha. Umbes $5,41 miljardit suunatakse sõjakassasse, kuid see number on madalaim, mille Venemaa on kahe oma kõige väärtuslikuma vara maksustamisest saanud alates 2020 aasta augustist. See juhtus COVID-19 pandeemia alguses, kui inimesed pidid siseruumides olema ja kütusenõudlus oli madal. Kremlile on eriti halb, et langus tuli pärast 2025. aastat, kui Venemaa eelarvetulud olid madalaimad alates 2020 aastast. Nafta- ja gaasimaksutulu vähenes 2024. aastaga võrreldes 24%. Venemaa teenis siiski oma nafta ja gaasi pealt endiselt palju raha, tegelikult umbes $112,6 miljardit, kuid see on 24% vähem kui eelmisel aastal. Jaanuaris toimunud langus näitab, et turud vähenevad edasi. Venemaal tehakse järjest kärpeid ja praegu on veretustamise algus. Kui trendid jätkuvad, on Venemaa 2026 aasta nafta- ja gaasimaksutulu väiksem kui 2025. aastal ja nii edasi. Väga vähe jääb alles. Newsweek toob esile huvitava fakti, et Venemaa naftaprobleemid jätkuvad ka pärast Ukraina sõda. Venemaa on sõja ajal kulusid katnud suurte kaitsekulude, maksude ja laenamisega. Kui sõda lõpeb, ootavad riiki suured ülesehituskulud ja surve elatustaset parandada, teatab väljaanne. Teisisõnu, Venemaa rahandust ümbritseb suitsukate hakkab juba hajuma. Kui sõda lõpeb, vajab Putini avalikkus investeeringuid, mida ta neile viimase 4 aasta jooksul keeldus andmast, ja raha lihtsalt ei ole selleks, et rahastada ülesehitust, millega Venemaa ei arvanud kunagi, et peab silmitsi seisma. Venemaal on lisaks maksustamisele probleem USA ja lääne sanktsioonidega. Need sunnivad riigi naftafirmasid oma tooteid müüma suurte allahindlustega. Ilmselgelt mõjutab see maksustamise küsimusi, millest me juba rääkisime. Venemaa teenib vähem maksutulu. $80 naftabarreli kui $50 barreli müügilt. Aga praegu annaks Putin ükskõik mida, et saada kumbagi neist hindadest, sest allahindlused, mida Venemaa peab pakkuma, on palju suuremad. India rafineerimistehased, mis ostavad Venemaalt, teenivad väga hästi. Seda kinnitab 29. jaanuari artikkel väljaandes United24 meedia, kus öeldakse, et Venemaad sunnitakse müüma oma naftat India ostjatele nii odavalt kui $22 barreli eest, kuna kardetakse USA sanktsioone. Mõned riigi rafineerimistehased keelduvad Venemaa naftast, sundides Venemaad pakkuma enneolematuid hinnalangetusi. Võrdluseks viimati langes naftabarreli keskmine hind sellisele tasemele COVID-19 pandeemia ajal.
Makrotrensi andmetel langes 2020 aasta aprillis naftabarreli hind $19,23, olles varem $40–50 vahel. See oli erakordne olukord. Nafta hind pole olnud püsivalt $20 barreli kohta alates 2000-ndate algusest. Venemaa jaoks tähendab see, et üle 20 aasta on inflatsioon justkui kadunud, sest ta saab Indialt barreli eest sama palju kui siis, kui Vladimir Putin võimule tuli. Financial Times lisab, et hinnad $22 vahemikus tähendavad, et Venemaa jääb vaevu iga müüdud barreli pealt nulli, mis viib taas maksuküsimuseni tagasi. Kuidas maksustada, kui tulu puudub? Nagu üks endine kõrge energiasektori juht ütles Financial Timesile, kui nemad, USA, karmistavad sanktsioone veelgi, siis ainus viis, kuidas me üldse naftat müüa saame, on torujuhtme kaudu. Putin soovib Venemaa taastada endiseks, kuid võib-olla on see liialdus. Kui vaadata aega, mil Trump kehtestas USA sanktsioonid Lukoili ja Rosnefti vastu, algas India probleem Venemaale umbes kuu hiljem. Reliance Industries, üks India suurimaid konglomeraate, teatas novembris, et lõpetas Venemaa toornafta impordi Gujaratis asuvasse ekspordiks mõeldud rafineerimistehasesse. Reliance Industries teatas, et üleminek lõpetati enne tähtaega, et vastata impordipiirangutele, mis jõustuvad 21. jaanuaril 2026. Sisuliselt sundis USA meid seda tegema. Reliance on impordi veelgi vähendanud, nagu oilprice.com teatas 29. jaanuaril. Ettevõte lõpetas sanktsioonidega Venemaa naftaostu, mis piirab, millised Vene firmad saavad Reliance'ile müüa. Reliance ostab Venemaalt vaid piiratud koguses toornaftat, mis allub hinnalaele ja võib põhjustada United 24 meedias mainitud allahindlusi. India nafta minister Hadith Puri teatas jaanuaris, et nafta import Venemaa on langenud 1,8 miljonil barrelil päevas 1,3 miljonile. Isegi allahinnatud hindade juures tähendab see, et igapäevaselt jääb tegemata $11 miljoni väärtuses oste, mis aastas teeb kokku veidi üle $4 miljardi tulu, mida Putin maksustada ei saa. See kõik on tänu USA sanktsioonidele. Venemaa olukord tõenäoliselt halveneb, eriti kui USA uus seaduseelnõu, mis kehtestab 500% tollimaksu riikidele, kes ostavad Vene naftat, jõustub. Venemaa sanktsioonidest vabastatud nafta ei too Putinile suurt tulu Ukraina sõja rahastamiseks. United 24 meedia andmetel langes Urali toornafta, mida Venemaa peamiselt müüb, keskmine ekspordihind detsembris nii madalale kui $39 barreli kohta. Sul on 3 võimalust arvata, mida me järgmisena ütleme. See on madalaim tase pärast COVID-19 pandeemiat. Venemaa jaoks tähendab normaalne nüüd olukorda, kus ta oli kogu maailma paanikasse viinud tundmatu haiguse ajal. Vladimir Putini juhtimine on selle põhjustanud ja olukord halveneb veelgi. Jaanuaris langes Urali toornafta hind kuni $34 barreli kohta. Kuu lõpuks hind küll tõusis, kuid jäi $36–38 vahemikku, mis on madalam kui detsembris. Aasta 2025 on Venemaa nafta olukorda halvendanud. Financial Times toob välja, et Urali toornafta barreli allahindlus ulatus novembris $24. See tähendab erinevust Urali toornafta ja Brenti toornafta müügihinna vahel barreli kohta. Sanktsioonid teevad allahindlused vältimatuks. Aastatel 2024 ja 2023 oli allahindlus vaid $15, mis näitab sanktsioonide mõju jätkumist. Irooniliselt on Venemaa majanduse ainus tugevnev osa just see, mis põhjustab naftaprobleeme. Rubla väärtus on nüüd 17% kõrgem kui Venemaa riigieelarve eeldatud 92 rubla dollari kohta. Venemaa saab iga naftamüügist saadud dollari eest vähem rublasid. Financial Times selgitab, $10 erinevus Urali keskmises hinnas võrreldes eelarvega tähendaks 1,5–1,8 triljonit rubla vähem tulu, kirjutasid Alfa Banki analüütikud, Venemaa suurim erasektori laenuandja. 1,8 triljonit rubla on umbes $23,9 miljardit, raha, mida Putin ei saa maksustada. Oleme videos toonud palju numbreid, kuid toome veel mõned, et rõhutada Venemaa naftaolukorra halba seisu. Kõiki neid probleeme, naftavarade müük, suured allahindlused ja tugev rubla, mis on Putinile pinnuks silmas, süvendab tootmine veelgi. United 24 meediateatel ulatus Venemaa naftatoodang 23. jaanuaril 512 miljoni tonnini, mis on 4. järjestikune langusaasta. 2024 aastal tootis Venemaa 516 miljonit tonni naftat. See oli 530 miljonit tonni 2022 aastal, 535 miljonit. Venemaa naftatoodang jõuab
2025 aastal madalaimale tasemele alates 2009. aastast. Mida me siis siin näeme? Lihtne vastus on see, et Venemaa naftasektor on libisemas kriisi. Kõik, mida arutasime, varade müük USA-le ja Venemaa väiksem naftatoodang, tähendab Putinile, et Kreml saab vähem naftatuludelt maksu. Putinis nõrk koht on leitud, või õigemini see nõrk koht oli alati teada. Alles nüüd torkab USA iga uue sanktsiooniga järjest nuga täpselt õigesse kohta. Venemaa naftatööstus ei varise täna kokku. See ei varise homme kokku, kuid lõpuks mõjutavad kõik need haavad ja Putinile jääb vaid lagunenud majandus, mille ta hävitas, suutmata seejuures Ukrainat alistada. Venemaa majandus meenutab alati Ameerika mägesid. Pärast tikki langusi tuleb kasv, siis taas tõusud ja langused, kuni lõpuks ei saa keegi enam aru, mis toimub. Nüüd on ees tõeline kokkuvarisemine, sest Venemaa komistab edasi nagu hingeldav vanamees. Iga hingetõmme võib olla viimane. Vladimir Putini alandus on täielik, sest Venemaa on kogu maailma ees häbisse jäänud. Ukraina saavutas võimatu, mõjutades Venemaa majandust. Alustame peamise uudisega. Ukraina kasvab prognooside kohaselt esimest korda pärast sõja algust terve aasta lõikes kiiremini kui Venemaa. Selle avalikustas Euromaidan Press, mis teatas Rahvusvahelise Valuutafondi ehk IMF-i maailma majandusprognoosist. Jaanuaris avaldatud dokument sisaldab maailma riikide SKP prognoose aastaks 2026. Mõned tavakahtlusalused on nimekirja tipus. India SKP kasvab sel aastal 6,2% ja Hiina 4,5%, kui IMF-il on õigus. Olulisemad uudised tulevad aga Venemaalt ja Ukrainast. Ukraina SKP kasvab eeldatavalt 2%, Venemaal aga vaid 0,8%. 1,2% erinevus on oluliselt suurem kui tundub. Ukraina on saavutanud midagi, mis peaks olema võimatu. Nad on sõja ajal, mille alustas Putin, suutnud oma majandusega Venemaast ette jõuda, kuigi kogu riik on sõjast räsitud. See ei tohiks juhtuda. Mis puudutab Venemaad, siis praegu on ta maailma suurimate majanduste nimekirjas kõige viimasel kohal. India, Hiina, USA ja isegi raskustes olev euroala on temast kindlalt eespool. Kui kõik need majandused koos Ukrainaga näitavad julgustavaid näitajaid, siis Venemaa libiseb üha lähemale stagnatsioonile ja sealt võib edasi tulla täielik unustus. Kõik märgid viitavad, et Venemaa majanduslik vundament mureneb, nagu näeme selles videos. Mis puudutab Ukrainat, siis uudis, et ta edestab Venemaad, on küll teretulnud, kuid samas ka mõru. Seda põhjendab Combat Veteran News YouTube'i kanal. Selguse huvides, Ukraina-suguse areneva keskmise sissetulekuga majanduse jaoks on 2% üsna karm. Üldiselt tahad näha neid majandusi siis, kui nad on, rahuajal. Kui neil on tugevad kaubanduspartnerid, kasvavad nad tavaliselt 4, 5, vahel isegi 6% aastas, ütleb kanal. Focus Economicsi 2025. aasta detsembri nimekiri maailma kiireimalt kasvavatest majandustest seda näitab. Guyana kasvab naftabuumi tõttu 22,4% ja Etioopia 7,3%, osaliselt tänu IMF-i ja Maailmapanga toetusele. Ukrainal on ressursid ja rahvusvaheline toetus, kuigi teistsugusel kujul, seega võiks ta kogeda sarnast kasvu. Siiski näitab juba ainuüksi see, et Ukraina majandus üldse kasvab, ajal mil Venemaa korraldab peaaegu igapäevaseid õhurünnakuid ja kuni 700 000 riigisõdurit üritab tungida sisse Ukraina vastupidavust. Putini algatatud sõda toob kaasa suure rahva sünni ja viib samal ajal suure riigi hävingule. See lugu ei räägi sellest, mida Ukraina ideaalmaailmas oleks saanud, kui Putin poleks teinud oma hullumeelset otsust sisse tungida. See räägib sellest, mida sissetung on Venemaale teinud. IMF-i prognoosi käsitlevas raportis paljastab ajaleht The Moscow Times, et Venemaa olukord on isegi hullem, kui esmapilgul paistab. 0,8% prognoos tähendab, et IMF vähendas prognoosi 0,2% võrra. Väljaanne märgib, et Venemaa keskpank, kellel on huvi majanduskasvu näitajaid ilustada, prognoosib SKT kasvu 0,5 kuni 1,5%. Viimane number on ambitsioonikas, esimene tõenäolisem. Pea meeles, et need numbrid on mõeldud aastaks 2026. IMF prognoosib Venemaale aastaks 2025 0,6% kasvu, mis teeb 2026 aastast teise järjestikuse stagnatsiooni aasta. Praegune olukord viitab, et stagnatsioon võib viia finantskrahhini. Kõik märgid on olemas ja ükski probleem ei lahene, kuni Putin jätkab sissetungi, mis on tema riigile juba palju maksma läinud.
Alustades põhitõdedest võib peaaegu iseenesestmõistetavalt öelda, et Venemaa sõjakassa on ohtlikult tühjenemas, kuna Ukraina sõda on avaldanud riigi majandusele tugevat survet. Majandusteadlane Volodõmõr Vlasiuk ütles oktoobris Euromaidan pressile, et Venemaal võib sõja rahastamiseks olla vaid 12–18 kuud enne raha lõppemist. Sel ajal oli Venemaa eelarve puudujääk 4-kordistunud, kuna naftatulud olid langenud nii madalale, et moodustasid vaevu 1/5 föderaaleelarvest. Venemaa nafta- ja gaasitööstus annab tavaliselt 30–50% eelarvetuludest ja umbes 20% SKP-st, vastavalt Oxfordi energeetikauuringute instituudile. Oktoobris võeti Venemaa riiklikust heaolufondist välja üle $100 miljardi. See reservfond on loodud Venemaa aitamiseks kriisiolukordades ja täitis Putini jaoks oma rolli tema põhjustatud kriisis. Oktoobriks oli $145 miljardi suurune fond vähenenud $40 miljardi. Need kõik olid varajased vihjed sellele, et Infi prognooside kohaselt on kahju Venemaale palju suurem, kui Putin tahab inimestele uskuda anda. Nüüd läheme sügavamale sellesse, mis tegelikult toimub Venemaa majandusega. Oleme naftast rääkinud, kuid ebamäärane viide tulude vähenemisele ei anna tervikpilti. Euromaidan press märgib, et IMFi prognoos avaldati samal päeval, kui Reuters teatas Venemaa nafta- ja gaasitulu jaanuarikuisest 46% langusest võrreldes 2025 aasta sama kuuga. Venemaa teenib naftalt miljardeid, umbes $5,41 miljardit, mis on madalaim tase alates 2020 aasta augustist. Covid-pandeemia halvas kütusenõudlust üle maailma. Venemaa näib langevat tagasi tasemele, mis viimati oli tingitud ülemaailmsest viirusest. See on kummaliselt muljetavaldav kokkuvarisemine. Venemaal polnud 2025 aastal nafta- ja gaasitulud erakordselt suured, mis oleks lööki pehmendanud. Jaanuaris oodatav langus oleks üks asi, kui see järgneks tugevale müügile. Kui langus toimub uue aasta alguses, pärast rekordilist nafta- ja gaasitulu langust, on see hoopis teistsugune. Nagu Bloomberg 15. jaanuaril teatas, langes Venemaa nafta- ja gaasitulu 2025 aastal 24% võrreldes 2024 aastaga, saavutades 5 aasta madalaima taseme. See viib Venemaa taas Covidi ajastusse tagasi, seekord aga terveks aastaks. Võib-olla igatseb Putin aega, kui venelased kandsid maske, mitte ei surnud või saanud Ukrainas vigastada. Järjekindel langustrend on praeguseks üsna ilmne, kuid see, mis võib viia Venemaa nafta- ja gaasiprobleemid kriisist katastroofini, on asjaolu, et silmapiiril pole mingit lootust. Probleeme süvendab ka Uurali toornafta madalam hind võrreldes Brenti toornaftaga. Venemaa toornafta on juba $20–27 odavam kui Brenti nafta, mis kahjustab Venemaad. Venemaal tuleb ilmselt aastal 2026 müüa toornaftat $40–45 eest barreli kohta. RE Venemaa sõnul on sanktsioonid, eriti Rosnefti ja Lukoili vastu 2025. aasta lõpus kehtestatud, avaldanud mõju. Need sunnivad hindu kõikjal langetama. Väljaanne väidab, et Kuveidi, Saudi Araabia ja Iraagi naftafirmad tiirlevad Vene tarnijate ümber nagu haid, otsides võimalusi saada pikaajalisteks asendustarnijateks. Turul, mis on sõja algusest peale importinud Venemaalt €144 miljardi ehk umbes $168 miljardi väärtuses naftat. Algas. Combat Veteran News toob esile, et Venemaa peab naftat ja gaasi müüma, sest pole nii, et investorid praegu riiki tormaksid. Keegi ei võta laene ega osta Vene riigi võlakirju, teatab kanal. Venemaal müüakse energiat, maksustatakse tulu ja kasutatakse seda sõdurite ning relvade ostuks. Süsteem laguneb, kui sinu toodet ei osteta piisavalt, Putini vajadustele. Ja see toob meid tagasi selle juurde, mida me varem mainisime, Venemaa reservid. Venemaa riikliku heaolufondi seis näib olevat pärast oktoobri langust 40 miljardini veidi paranenud. Medusa andmetel on fondi likviidsed varad nüüd umbes $53,4 miljardit. Vähemalt on see kasvumärk. Kindlasti, siiski on fond nii palju kahanenud, et see pole enam piisavalt suur, et katta Venemaa riigieelarve puudujääki. Medusa väidab, et Putini pidev fondi kasutamine suurendab nii inflatsiooni kui ka eelarve puudujääki. Venemaa keskpank ei saa intressimäärasid soovitud ulatuses langetada. Kõrged määrad raskendavad ettevõtetel laenude tagasimaksmist. Pea seda meeles, see muutub hiljem oluliseks. Kreml tõstis Venemaa käibemaksu 20%-lt 22%-le, et kompenseerida nafta- ja gaasitulude puudujääki.
Tõusuga kaasnes lävendite langetamine, mis võtab käibemaksukohustuse alla enam raskustes väikeettevõtteid ning ettevõtte tulumaksu tõus, mis mõjub ränga hoobina kogu Venemaa tööstusele. Kreml loodab nende meetmetega teenida $21,8 miljardit, kuid see ei kata isegi poolt Venemaa eelarve puudujäägist, teatas Euromaidan Press. Võime arvata, et poolik meede suudabki anda vaid poole tulemuse. Maksutõus mõjutab lõpuks tavalisi Vene kodanikke. Ettevõtted on juba hakanud hindu tõstma, ilmselt pigem vajadusest kui soovist, et katta lisamaksu, mida nad peavad maksma. Need hinnatõusud on suured, teatas Moscow Times 20. jaanuaril. Väljaande teatel kasvasid hinnad toitlustuses, spordiklubides, erameditsiinis ja hariduses. 8–10%, IT- ja digiteenused 5–7%. Pea meeles, et hinnatõusud mõjutavad inimesi, kes juba võitlevad kõrge inflatsiooni ja intressimääradega, mis muudavad laenud raskesti kättesaadavaks. See on kui hoop näkku. Putinile see siiski korda ei lähe, sest ta on näidanud, et hindab Vene inimese elu vähe. Sõjas, mis on Venemaale vähem kui 4 aastaga toonud peaaegu 1,23 miljonit kaotust. Putinit võib huvitada, et Venemaa tööstuse seisak viib paljud riigiettevõtted pankroti äärele. YouTuber Anna Danilchuk, dotsent Ukraina Lesja Ukrainka Volõni riiklikus ülikoolis, tõstatas selle probleemi 17. jaanuari videos. Maksei jõuetuks läinud ettevõtteid oli 2025 aastal 2 korda rohkem kui 2022 aastal, mis on tema sõnul väga halb näitaja. Väike- ja keskmised ettevõtted kaovad käibemaksu tõusu ning lävendi alandamise tõttu, mis tõttu ka venelased, kes varem ei maksnud, peavad nüüd maksma. Ja need pankrotid on tulemas. Probleem pole ainult uues käibemaksumääras. Novembris kirjutas Moscow Times, et Vene ettevõtetel on rekordiline võlakoormus pärast aastatepikkust kõrgete intressimääradega toimetulekut. 2025 aasta septembriks kulus keskmise ettevõtte maksude-eelsest ja intresside-eelsest kasumist 39% võlgade teenindamiseks. Need andmed ei ole lääne allikatest. Väljaanne väidab, et andmed pärinevad makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosimise keskuselt, millel on sidemed Kremliga. Võlgade teenindamise osakaal on viimase 2 aasta jooksul kuni 2025 septembrini 3-kordistunud ja sama aasta 9 kuuga kasvanud 1,5 korda. Keskus hindas stoiliselt, et ettevõtete intressimaksete koormus on väga kõrge. Aga siis pole eriti võimalik Kremli koridorides karjuda Vene tööstuse kokkuvarisemisest, kui ümberringi on nii palju lahtisi aknaid. 2025 aasta novembriks oli rohkem ettevõtteid ja üksikettevõtjaid maksetega hilinenud. See näitaja oli oktoobri alguses 24,1%, mis on juba kasv võrreldes aasta alguses olnud 17,9%, maksetega hilinenud laenuvõtjatega. Tundub, et Venemaa paistab silma halbade majandusnäitajatega, mis tekitavad ettevõtetele kogu riigis raskusi. 21. jaanuaril teatas Harta 97, et üle 7000 Venemaa veofirma on pankroti äärel bensiinihindade kiire tõusu ja talumatute võlgade tõttu. Me ei saa üle hinnata, kui suur probleem see Venemaa jaoks on. See riik toetub raudteele nii palju, et Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus kutsus Venemaa raudteevõrku raudkoletiseks. Kui sa mõtled, mis seos on veokitel ja raudteel, siis küsi endalt, kuidas kaup rongideni jõuab. Kuidas kaup rongidelt Venemaal vajalikesse kohtadesse viiakse? Veokid teevad seda tööd, seega 7000 veofirma pankrot halvaks Venemaa sõjalist logistikat. Venemaa raudteed, riigi suurim raudteefirma, on Reutersi ja Investing.comi andmetel $51 miljardi suuruses võlas. Vene tööstuses paistavad need probleemid olevat kõikjal. Ja asi läheb veel palju hullemaks, kui me oleme juba rääkinud, sest on olemas teatud osa Vene ühiskonnast, kes on sunnitud kõik need löögid oma pangakontole vastu võtma. Neil on palju suurem mõju kui tavavenelastel, keda Putin sõjas toetub. Pankrot ähvardab ka paljusid Venemaa regioone, enne kui me nendeni jõuame. Kui Putin rahastab sõdureid ja relvi avaliku rahaga, teab ta, et see raha lõpeb lõpuks. Regionaalsed reservid lõppesid oktoobris, kui Moscow Times teatas, et 6 Venemaa regioonil oli 1. septembriks 2025 raha vaid 2–3 päevaks. 67 Venemaa regiooni lõpetas 2025 aasta esimese poole miinuses, mis näitab Putini sõja mõju avalikkusele. Arhangelski oblastis jäi alles vaid $620 000, $1,93 miljardi suurusest aastasest eelarvest.
Volgogradil oli $2,43 miljardi eelarvest järel vaid 1,24 miljonit. Paljud regioonid pidid talve algusesse minema peaaegu tühjade kätega. Kreml seda muidugi ei tunneks, kuid inimesed, kes nendes piirkondades elavad, näeksid, kuidas hädaabiteenused vaevu toimivad. Võib-olla toimuksid massilised koondamised riigi töökohtadelt ja märgatavad kärped hariduskulutustes. Kõik, mis vajab avalikust rahakotist raha, kannataks, mis tähendab, et inimesed, kes saavad kasu piirkonna avalikest kulutustest, ehk siis kõik, kannataksid samuti. Nende piirkondade olukord ei parane ka 2026. 11. jaanuaril teatas RBC Ukraina, et Astrahani piirkond prognoosib 2,1% SKT langust. Belgorodi ja Kurski oblast on saanud rindeterritooriumideks. Oblastid, mis varem tegelesid Ukrainaga kaubandusega, sõltuvad nüüd üha vähenevast föderaalsest toetusest. Venemaal ennustatakse piirkondliku kogutoodangu 4,1% langust, mis tekitab üle $570 miljoni eelarveaugu. Venemaa on igal pool rahalises ohus. Kõik need majandusprobleemid mõjutavad inimrühma, keda Putin peaks hoiduma vihastamast. Nad on Venemaa tööstuse rahategijad ja mõjutajad, isegi kui Putin on nad ise neile kohtadele pannud. Need on muidugi oligarhid. Danilchuk esitab videos tugeva argumendi küsides, kas Gazpromi või Rosnefti omanikud või juhid on õnnelikud, kui loevad uutest sanktsioonidest. Lugeda veel rohkematest konfiskeeritud tankeritest, lugeda veel rohkematest piirangutest Venemaa ekspordile, kui Venemaa sõltub täielikult oma ressursside müügist. Loomulikult ei ole nad õnnelikud. Paratamatult hakkab oligarhide seas tekkima rahulolematuse allikas, kuigi see, kas nad tegelikult midagi Venemaa probleemide lahendamiseks ette võtavad, näiteks püüavad Putinist vabaneda, on hoopis teine küsimus. Putin on edukalt võtnud Vene oligarhidelt nende iseseisva hääle, teatas BBC 28. detsembri raportis. Need, kes kritiseerivad Putini poliitikat, seisavad silmitsi oma ettevõtete natsionaliseerimisega, nagu juhtus endise pankuri Oleg Tinkoviga. BBC vahendab tema sõnu. Ma ei saanud hinna üle arutada. See oli nagu pantvangis olemine. Sa võtad selle, mida sulle pakutakse. Ma ei saanud läbi rääkida. Kui Kreml tegi sundnatsionaliseerimispakkumise pärast seda, kui nimetas Ukraina sõda Instagramis hullumeelseks. Ei paista, et oligarhid hakkaksid mässama. Kui Kreml võtab ettevõtteid üle iga kord, kui keegi sõna võtab, võib ta endale jalga tulistada. Need, kes vaikivad, näevad oma ettevõtete lagunemist, mis on Venemaale tähtsad nii toodete kui töötajate poolest. Sunniviisiline natsionaliseerimine ei lahenda ülbitsevate oligarhide probleemi. Kuna Vladimir Putin on sõjas nii hõivatud, ei hakka Kremli varastatud ettevõtted lähiajal paremini toimima. Kui need natsionaliseeritud ettevõtted laenudest vabastada, mõjutab see siiski Venemaa pangandussüsteemi. See on majanduslik valu igal pool. Ukraina jälgib, kuidas Venemaa majandus langeb, samal ajal kui Ukraina on saavutanud midagi, mida sõja alguses võimatuks peeti. Kes teab, võib-olla mõned Putini piitsa ja prääniku meetodist tüdinenud oligarhid peavad praegu varjatult vandenõu. Kollaps võib saabuda juba sel talvel, mitte ainult Venemaa kiduva majanduse tõttu, vaid ka seetõttu, et Putin kaotab rahvusvahelised päästerõngad, kui Venemaa vajub finantskriisi. Vladimir Putinil on palju probleeme. Ukraina sõda kestab kauem, kui ta arvas, ja peaaegu kogu lääs on tema vastu. Ta on juba nii vana, et on ammu läinud enne, kui Ukraina kunagi langeb. Ta ei oodanud, et Prantsusmaa muutub talle nii suureks probleemiks. Prantsusmaa on Venemaad kõige valusamast kohast tabanud ilma ühegi lasuta, muutudes üleöö Putini suurimaks probleemiks. Või peaksime ütlema probleemideks. Prantsusmaa on hiljuti Venemaale 2 tugevat lööki andnud. Teine neist on eriti oluline, sest see aitab Ukrainal teha midagi, mida tal on hädasti vaja teha, nagu te teada saate, kui edasi vaatate. Mis puudutab esimest lööki, siis Prantsusmaa on just hõivanud ühe paljudest varilaevadest, mis aitavad Venemaal oma naftat ebaseaduslikult üle maailma vedada. 22. jaanuaril teatas BBC News, et Prantsusmaa oli Vahemerel kinni pidanud kahtlustatava Vene varilaevastiku tankeri. Grinch, mis polnud Jim Carrey keerukas kostüümis, arestiti rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu ja seda kahtlustati vale lipu all sõitmises, ütles president Emmanuel Macron. Tankeri meeskond tundis end, nagu Prantsuse merevägi varastaks jõule. Pärast pardale tungimist viis merevägi läbi põhjaliku otsingu, mis viis riigi merendusasutused järeldusele, et merevägi oli kinnitanud kahtlused lipu korrapärasuse suhtes. See tähendab, et Venemaa laev sõitis teise riigi lipu all. See on varilaevastikul levinud trikk kahtluste vältimiseks. Pärast arestimist postitas Macron X-i, justkui saates sõnumi Putinile. Macron teatas, et rikkumisi ei tolereerita ja kirjeldas Prantsuse mereväe tegevust.
operatsioon toimus Vahemere avamerel mitme liitlase toetusel ja vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile. Alustati kohtulikku uurimist ja laev suunati ümber, ütles Macron. Viitan liitlastele, sest Prantsusmaa ei tegutsenud 22. jaanuari hommikul üksi, vaid sai abi Ühendkuningriigilt. Ühendkuningriigi väljaande LBC andmetel oli kuningliku mereväe patrull-laev varilaevastiku tankeri kannul juba ammu enne seda, kui Prantsuse merevägi sekkus. Väljaanne teatab, et Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey avaldas, et riik pakkus jälgimistoetust Prantsuse võimudele Grinchi Gibraltari väina läbimise ajal. See on loogiline. Gibraltari väin on kitsas veetee Hispaania lõuna ja Aafrika põhja vahel. See tagab turvalise laevatee Atlandi ookeani ja Vahemere vahel ning Ühendkuningriigil on samanimelisel väikesel kaljusaarel baas. LBC andmetel saatis Ühendkuningriik tõenäoliselt sellest baasist HMS Daggeri jälgima Venemaa laeva, kui see suundus Vahemerre. Comoride lipu all, mis on Ida-Aafrika riik ja nii vähetuntud, et paljudel oleks seda raske kaardilt leida, jätkas Grinch teekonda Vahemerre, kus Prantsuse võimud selle kinni pidasid. Grinch oli sihtmärk, sest Ühendkuningriik, EL ja USA kehtestasid selle vastu sanktsioonid, süüdistades seda kuulumises varilaevastikku, mis aitab Venemaale naftaraha voolata hoolimata sanktsioonidest. LBC sõnul oli laev teel Venemaa Mamanski piirkonnast, kuid pole selge, kuhu suundus, sest see peeti kinni Hispaania ja Maroko vahelistes vetes. See on teine kord viimaste nädalate jooksul, kui Ühendkuningriik on sekkunud varilaevastiku tankeri kinnipidamisse. Januari alguses võttis sihikule USA 2 laeva, üks Kariibi merel, teine Põhja-Atlandil, keda kahtlustati nafta vedamises Venemaa ja Venezuela vahel. Laev nimega Marinera, varem Bella One, sundis USA vägesid pärast esmast kinnivõtmise katset 100 miilide pikkusele jälitusele. USA jõudis lõpuks laevale järele Šotimaa ja Islandi vahel, kus avastati, et see sõidab Guyana lipu all. Sky News teatel andis Ühendkuningriik abi. See andis USAle kasutada mitu baasi ja võimaldas kasutada ka tankimislaeva RFA Tide Force. Lisatoetusena tuli kuningliku õhuväe vähemalt üks lennuk, mis tegi õhuluuret USA õigel kursil püsimiseks. Tundub, et Ühendkuningriik on olnud varilaevastikuga hõivatud. Mõlemal juhul oli Ühendkuningriik toetaja. Prantsusmaa tõmbas 22. jaanuaril tähelepanu, andes varilaevastikule hoobi, mis jahmatas Putinit. Veel ühe oma kahtlase laeva kaotamine on viimane asi, mida Venemaa president soovib, sest ta loodab nende logisevate tankerite peale, et raha Venemaale sisse voolaks ajal, mil neil on vaja nii palju raha kui võimalik. Venemaa lõi oma varilaevastiku selleks, et mööda hiilida paljudest sanktsioonidest, mille kollektiivne lääs on Venemaa vastu kehtestanud pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse. The Guardian teeb kasuliku ülevaate laevastikust. See koosneb sadadest reguleerimata vanadest tankeritest, mille Venemaa on ostnud üle maailma. Sageli sõidavad need laevad seisukorras, mis kontrollimisel oleks ebaseaduslik. Need laevad on vedanud Vene naftat riikidesse, mis ostavad sanktsioneeritud naftat suurte allahindlustega, nagu India, Hiina ja Venezuela. See laevastik on tohutu. The Guardiani andmetel on Venemaa varilaevastikus 1423 tankerlaeva. Neist 921 on vähemalt ühe 3 üksuse sanktsioonide all. Need arvud pärinevad Lloyd's List Intelligence'ilt, ütleb väljaanne, ja need ei ole lõplikud. Varilaevastik võib tegelikult olla arvudest suurem. See ongi asi salajase laevastiku puhul. Alati on raske täpselt teada, kui palju laevu selles laevastikus on. Selles olukorras ei ole ühe varilaevastiku tankeri arestimine Prantsusmaa poolt Venemaale suur löök. Arestitud tanker ei saa seilata, kuid teised võivad selle asendada. Mitte asjata ei ole Putin Ukraina laevandusajakirja andmetel kulutanud 2025. aasta maiks selle laevastiku loomiseks $14 miljardit. Olulisem kui Grinchi arestimine on sõnum, mille selle laeva eemaldamine Venemaale saadab. Prantsusmaa jälgib, ta pole üksi. Ühendkuningriigi ja USA aktiivsete sammude tõttu varilaevastiku tegevuse piiramiseks on varem karistamatult tegutsenud laevastik nüüd suurema tähelepanu all kui kunagi varem. Järelevalve loob riski. Putin saadab varilaevastiku laevad tarneteks ja kauba pealevõtmiseks. Ta peab seda tegema. Nafta on Venemaa üks peamisi tuluallikas, isegi allahindlusega müües. Venemaa vajab ligipääsu võimalikult paljudele tuluallikatele, eriti naftat, sest tal on suur eelarve puudujääk, puudub juurdepääs rahvusvahelisele krediidile ja välisvaluutareservid on blokeeritud. Nüüd teab Putin, et sanktsioone kehtestavad riigid jälgivad.
Iga varilaevastiku laev Venemaa rannikult võidakse nüüd igal ajal kinni võtta, eriti Euroopa või Ameerika vetes. Meie mõte on lihtne. Prantsusmaa arestis täna ühe laeva. Homme võib koos liitlastega alustada sihipärasemat kampaaniat, et kõrvaldada võimalikult suur osa varilaevastikust. Kui see juhtub, ei saa Putin midagi ette võtta, sest selle laevastiku olemus tähendab, et Venemaa ei saa arestitud laevadele omandiõigust nõuda, kuna nad üritavad teeselda, et need laevad ei tee seda, mida nad ilmselgelt teevad. Nagu Euroopa Poliitikakeskus märgib, on Euroopal kogu vajalik õiguslik alus, et muuta arestimised tavapärasemaks. ÜRO mereõiguse konventsiooni järgi võivad riigid takistada oma vetes ohtlikku laevaliiklust. Venemaal puudub õiguslik alus arestitud laevade tagasinõudmiseks isegi Marpoli ja Solase seaduste järgi, mis lubavad kinni pidada nõuetele mittevastavaid laevu. Väike kõrvalmärkus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Kui olete valmis, tulge tagasi. Kohe alustame teemaga, mida mainisime video alguses. Prantsusmaa teine löök oli Venemaale valus hoop. Varilaevastiku laeva tabamine on Ukraina jaoks suur uudis, sest tema edu sõltub Venemaa rahalisest ja sõjalisest kurnamisest, kuid olulisem on teine paljastus. See paljastus on, et Prantsusmaa on ametlikult möödunud Ameerika Ühendriikidest ja saanud suurimaks sõjalise luure andjaks Ukrainale. 16. jaanuaril, veidi vähem kui nädal enne Grinchi hõivamist, teatas Business Insider, et Emmanuel Macron andis Venemaale märku, öeldes, et Prantsusmaa annab nüüd 2/3 luureandmetest, mida Ukraina Venemaa vastases sõjas kasutab. Selle uudise saime Macroni uusaastakõnest Prantsuse sõjaväele, kus ta ütles, et nüüd annab 2/3 Ukraina luurevõimekusest Prantsusmaa, kui varem oldi sõltuvad Ameerika luurest. See paljastus aitab Ukrainal end USA-st sõltumatumaks muuta, eriti kui pole teada, kui palju luureinfot Ameerika Ukrainale annab. Jääge meiega lõpuni, sest me süveneme sellesse teemasse veelgi ja räägime, miks see on Ukraina jaoks nii oluline. Business Insideri sõnul toetab Prantsusmaa saamine peamiseks luurepartneriks riigi soovi olla Euroopa sõjaline liider, sest Trumpi administratsioon nõuab Euroopalt suuremat kaitsevastutust. Kiev Independent selgitab raportis, miks luure on Ukraina jaoks Macroni kommentaaride valguses tähtis. Iga infokild, millele Ukraina saab ligi, on oluline. Kvaliteetsed ja värsked satelliidipildid on olulised, sest need annavad Ukrainale infot Vene vägede asukohtadest ja rünnatavatest objektidest kaugmaarakettide ning droonide jaoks. Mõelge luureinfole kui kosmosest tulevale abile, mis täiendab Ukraina kohal skaneerivaid droone ja saate aru, millest räägitakse. Me ei tea palju Prantsusmaa luureinfo kohta Ukrainale. Siiski on meil mitmeid vihjeid, sealhulgas Prantsusmaa relvajõudude ministri Sébastien Lecornu avaldus. 2025. aasta märtsis teatas Lecornu France Interi raadios, et tema riik on valmis jagama Ukrainaga kogu vajalikku luureinfot. See juba toimus, kui uskuda tema väidet, et meie luure on suveräänne, põhineb meie võimekusel ja seda jagatakse ukrainlastega. Kuigi Lecornu ja Macron ei täpsustanud väidet, viitas Lecornu suveräänsele luuresüsteemile, mis pani Militani arvama, et Prantsusmaa jagab Ukrainale luureinfot oma CSO sõjaliste satelliitide kaudu. CSO võeti täielikult kasutusele aastal 2025. Oluline on, et viimane 3 satelliidist toodi stardipaika Ukraina AN-124 lennukiga, mis näitab varasemat ettevalmistatud koostööd enne avalikustamist. Militarni selgitab, mida kõik need 3 satelliiti oma ehituse poolest pakuvad, öeldes, kõigil 3 satelliidil on identne disain. Nende optilised süsteemid põhinevad Korši teleskoobi konfiguratsioonil. Piiglid on tehtud ülistabiilsest zero-turi klaaskeraamikast, mille soojuspaisumine on peaaegu 0. CSO satelliitidel on ka infrapunakujutise kanal. Igal neist on mitu teleskoopi, mida saab kasutada sama sihtmärgi pildistamiseks erinevatest nurkadest. 3D maastikumudelite loomine on Ukrainale nii kasulik, et see üks omadus õigustab koostööd Prantsusmaaga. Teiseks pole hästi tehtud ainult satelliidid. CSO struktuur on luureandmete kogumiseks geniaalne. Igal 3 satelliidist on kindel eesmärk, mis võimaldab triol töötada koos, et pakkuda äärmiselt täpseid andmeid selle kohta, mis Ukrainas maapinnal toimub. CSO-1 asub 800 kilomeetri ehk 497 miili kõrgusel, olles satelliitidest kõrgeimal orbiidil.
See on luuresatelliit, mis kogub fotosid kuni 35 sentimeetri ehk 13,7 tolli piksli kohta resolutsiooniga. See on piisavalt kõrge resolutsioon, et tuvastada näiteks Venemaa soomukite ja lennukite asukohti. CSO2 lendab 480 kilomeetri ehk umbes 298 miili kõrgusel. See satelliit teeb pilte 18 sentimeetriste ehk umbes 7 tolliste pikslitega. Kuid kõrge lahutusvõime on see, mis võimaldab mitte ainult tuvastada maapinnal olevat tanki, vaid ka kindlaks teha, mis marki ja mudelit see tank täpselt on. Satelliit tuvastab peibutised, airates Ukrainal vältida laskemoona raiskamist võltsrelvadele, mis ei kujuta reaalset ohtu. Ainus miinus on, et CSO2 töötab orbiidil, kus puutub maa atmosfääri jälgedega kokku. See on ja jääb probleemiks. Satelliidi eluiga on umbes 10 aastat. See lasti orbiidile aastal 2020 ja Prantsusmaa loodab selle asendada aastal 2030. CSO3 on peaaegu sama kui CSO1 nii orbiidi kõrguse kui pildikvaliteedi poolest. See täidab teistsugust rolli. CSO3 suurendab taasvaatluse sagedust. See mõiste tähendab, kui tihti saab piirkonda pildistada. CSO1 ja CSO3 asuvad samal kõrgusel, kuid eri orbiidifaasides. Kui CSO1 annab piirkonnast laia ülevaate, läbib CSO3 selle mõni tund hiljem, et pilti värskendada ja nii edasi, tagades, et Ukraina käsutuses olevad pildid ei oleks vanemad kui 12 tundi. Iga satelliit liigub tavaliselt 24-tunnisel orbiidil. Ja see pole veel kõik. Ukraina võib samuti saada kasu piltidest, mille on jäädvustanud 4 Pleiades ja Pleiades Neo kommertssatelliiti, mille lennutas orbiidile Airbus Defence and Space aastatel 2011 kuni 2021. Ukraina aitas taas satelliidivõrgu kasutuselevõtule kaasa, seega võib eeldada, et nad saavad ka pilte. Pleiades Neo 3 ja 4 viidi kosmosesse Vega raketiga, millel olid Dnipro linnas ehitatud Ukraina RD-843 mootorid. Mõlemad need satelliidid pakuvad 30 sentimeetri ehk 11,8 tolli suurust lahutusvõimet piksli kohta, võimaldades neil jäädvustada 14 kilomeetri ehk 8,69 miili laiuseid maa-alasid. Kui lisada Pleiades 1A ja 1B, mis jäädvustavad kuni 20 kilomeetrit laiuseid alasid 50 sentimeetri lahutusvõimega, saame muljetavaldava valiku kaubanduslikult kättesaadavatest satelliidipiltidest. Capacité de renseignement électromagnétique spatial ehk CERES satelliidisüsteem koosneb 3 satelliidist. Satelliitide orbiidile viimiseks kasutati taas Ukraina rakette ja need töötavad umbes 700 kilomeetri ehk 434,9 miili kõrgusel. See 3 satelliidigrupp erineb eelnevad käsitletutest. Nad püsivad orbiidil kolmnurkses formatsioonis ja aitavad maa raadiokiirguse allikaid leida ja trianguleerida. Kui Ukraina peab leidma raadiolainete signaali allika või tuvastama selle olemasolu, sobivad need satelliidid, kuid nende kasutamisel on piirangud. Näiteks ei tundu ükski neist olevat võimeline toimima varajase hoiatuse süsteemina Venemaa ballistiliste rakettide väljalaskmise puhul. See on kogu Euroopa probleem. Prantsusmaa ei kasuta radarsatelliite, ehkki saab kujutisi Itaaliast ja Saksamaalt ning võiks need Ukrainale saata. Need 2 riiki võiksid saata kujutised otse ja olla osa Ukraina luure kolmandikust, mida Prantsusmaa ei kata. Edastasime sulle palju tehnilist infot. Tõmba nüüd hinge, sest kohe selgitame, miks Prantsusmaa luureinfo on Ukraina lahutamisel USA-st nii tähtis. Ukraina ei tea kunagi, kas Trumpi administratsioon annab vajaliku luureinfo. 2025 aasta Ameerika ja Ukraina suhete kõikumine näitas, et nende suhted võivad kiiresti muutuda, sageli sõltudes Venemaaga peetavatest rahuläbirääkimistest. 5. märtsil 2025 kinnitas USA julgeolekunõunik Mike Waltz, et Ameerika peatas sõjalise luureinfo jagamise Ukrainaga pärast katastroofilist Valges Majas toimunud Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski kohtumist. Kyiv Independent kirjutab, et Trump ähvardas Ukraina abist loobuda, kui Ukraina ei nõustu rahuplaaniga, mis nõuab oluliste alade loovutamist Venemaale. Pole teada, kui palju luureinfot USA Ukrainaga jagab. On selge, et infot jagatakse, kuid kas Trumpi administratsioon annab Ukrainale sama palju teavet kui Bideni oma, on vaieldav. Ukraina jaoks võib Prantsusmaa praegu paista stabiilsema luurepartnerina kui USA viimase aasta jooksul. See on Putini jaoks suur probleem. Tõenäoliselt ei usuda, et suudab manipuleerida Macroniga samamoodi, nagu ta üritab manipuleerida Trumpiga. Prantsusmaal on piirangud jagatava luureinfo osas.
ja Ukraina soovib USA-d tähtsa luurepartnerina hoida. Kuna nüüd tuleb 2/3 Ukraina luurest Prantsusmaalt, ei jää riik enam pimedaks, kui USA toetuse katkestab. Ukraina võis kasutada Prantsuse luureinfot 48-tunniste õhurünnakute ajal, mis hävitasid mitmeid Vene õhutõrjesüsteeme ja radarisõlmi okupeeritud Ukrainas. Vaata meie videot, et sellest operatsioonist rohkem teada saada. Kui sulle video meeldis, telli sõjasaade, et saada ülevaade Ukraina luureolukorra viimastest arengutest. Aitäh vaatamast!